ma siis kohe alguses ütlen jah, et mul on hääl ära ning ma loodan, et ikka saate aru minust, sest õnneks see nii ära ei ole enam. Et ma olin siis vahetusõpilane Lõuna-Koreas ning ma nüüd räägin teile siis enda kogemustest ja ka võrdlen Eesti ja Korea kooli, kuna ma olin seal vahetusõpilasena Korea koolis ja elasin Korea peres. Minu teekonnaks oli siis saatjaks organisatsioon ASE, mille kaudu oligi nagu hetkel on ka ainult ASE kaudu võimalik minna Koreasse ja seda ka ainult 3 kuni siis maksimaalselt 4,5 kuuks, aga selleks pikemaks variandiks peab ikka rohkem juurde maksma ning ma otsustasin, et ma ei taha seda teha. Üks, kellega mina samal ajal Koreasse läksin, tegigi seda ning ta tuligi siis hiljem tagasi eraldi. Ja Koreas võttis meid vastu organisatsioon KISE. Eestist lahkusin siis selle aasta veebruari lõpus, 26. Koreasse jõudsin 27. kuna teekond on päris pikk ning tagasi Eestisse jõudsin 25. mail samal aastal. Ehk siis Koreast tegelikult lend välja oli 24. et teekond on terve teekond, reisiteekond on umbes 24 tundi kokku. Riikide võrdlusena siis huvitav on see minu arust, et pindala poolest on Korea põhiliselt ainult 2 korda suurem meist, aga rahvaarvu poolest on see ikka väga-väga palju suurem. Et inimesi on seal hästi palju. Ja keeleks on siis Koreas korea keel. Minu vahetusperes oli 5 pereliiget, vanemad, siis oli 2 õde, ühe nimeks oli Jeelen ja teine Jeetsin. Ning siis oli ka vend Hyun-chan, kes oli juba ülikoolis ja tema siis elas perest eemal ja käis ainult vahepeal nädalavahetuseti meil. Ja meil oli ka koer, väike valge koer, temast mul pilt ei ole, tema nimi oli Tungi ja tegelikult üsna kuri koer oli, nii et ta natuke hirmutas mind. Et ta oli küll, need väikse valged koerad. Siin on mul siis vanematega pilt ja üleval on õdedega ja siis see pikem pilt siin, see on minu vanuse õega ja siis vanema huusvennaga. Minu linnaks sai siis Jeonju, mis on kaardi pealt umbes 2,5 tundi sõitu Seoulist alla ehk lõuna poole. Ja minu kooliks oli siis Gitoni tüdrukute gümnaasium ja korea keeles on selle nimi siis Jeonju Gitoni Oza Godenhakyo. Ehk siis see Oza tähendab siis tüdrukute ja Godenhakyo on gümnaasium ja siis ees on lihtsalt nimi. Et siin on mõned pildid, see keskmine pilt on tehtud minu korteri aknast ja siis see vasakpoolne on minu kooli eest tehtud pilt ja siis paremal pool on meie maja lähedal oleva nende küll nimetatud oja, sest see oli nii madal, aga see oli hästi lai ehk põhiliselt siis järve äärest tehtud pilt. Korea loodusest siis, seal on hästi palju mägesid. Minu linnal oli niimoodi, et sellest lääne poole jäi pigem madal selline tasapinnalisem ala, kuid siis ida poole jäid nagu kaarega ümber linnale mäed. Et see oli hästi huvitav seal vaadata. Ning siis, kuna ma käisin kevadel, siis oli seal ka kirsiõied, mis oli minu arvates just see põnev osa see, kui sa lähed Aasiasse kevadisel ajal. Ning seal oli ka hästi palju muid taimi. Ning see keskmine pilt seal, see on meie linna sees oleva mäe otsast tehtud pilt. Et seal oli nagu mägi, mis oli metsa sees, aga seal kõrval oli tegelikult suur linn. Et seal mäe otsas olles ei saada aru, et sa oled linna kõrval. Ja siis seal allpool see mereäärne või lahepilt, see siis on tehtud mitte minu linna juures, et ülejäänud on kõik minu linnas tehtud, välja arvatud selle merepildi, sest et minu linn oli umbes tunnisõidu kaugusel mere äärest. Koolide võrdlus siis. Koreas, Eestis algab meil siis tund kell 8, nagu kõik teavad, ja Koreas aga algasid mul tunnid kell 9, kuigi enne seda enamus õpilased olid kell 8:20 juba koolis. 8:40 oli see kell, selleks pidi olema juba koolis, sest et siis, kuna meil oli usklik kool, siis meil algas hommikune ülistus, mis kestis 10 minutit
ja peale seda oli siis 10 minutit klassijuhataja tund. Iga päev oli sama tunniplaan või no tunnid ei olnud iga päev samal, aga nagu tundide aeg olid iga päev samad. Ja tundide lõpuks, Eestis on mul enam-vähem siis kas 13.35 või 14.30, aga Koreas oli kohustuslike tundide lõpuks 16.50. Mul on ka tärniga ära toodud, et enamuse jaoks see tegelikult päeva lõpp veel ei olnud, aga sellest on siis mul hiljem lähedamalt räägitud. Koreas oli mul koolitunni pikkuseks 50 minutit. Neil on seal selline süsteem, et nii-öelda algklassides on neil 40 minutit, siis vahepeal seal keskel on 45 minutit ja siis gümnaasiumis on 50 minutit. Et põhiliselt nagu ajamööda harjutatakse neid õpilasi pikema koolipäevaga. Siis söögivahetunniks oli meil tund ja 10 minutit. Ehk siis kõik tunnid algasid täistunnil ja sellepärast on siis see 10 minutit ja tund aega. Ja söögivahetunni ajal oli ka koristamine, et Koreas klassiõpilased hoolitsevad iseenda klassi puhtuse eest, et enamus tunnid toimuvad ühel klassil kogu aeg samas klassiruumis ja siis õpilased ise puhastavad enda klassiruumi. Ja söömisega oli niimoodi, et kõigepealt läksid 12-ndikud, siis 11-ndikud ja viimasena siis 10-ndikud, kus olin ka mina. Kuigi vanuse järgi ma oleks pidanud olema 12. klassis, aga kuna tavaliselt vahetusõpilased pannakse 10-ndasse, siis ma olin 10-ndas. Ja selle toidu, selle söömise plaani ja siis tunnide aegasid. Tunniplaanis need augud seal tähendavad seda, et kui oli mingi tegevus, näiteks mingi küsitlused mingi asjade poolest või erinevad sellised tegevused nagu, siis need augud olidki nagu sellisteks tegevusteks mõeldud. Reedel tegelikult seal 2 augul oli nii-öelda klubitund, ehk siis käisid kõik õpilased klubides. Minul küll sellel ajal klubi ei olnud, nii et ma pidin lihtsalt nagu õppisin enda asju sellel ajal. Ja kui ei olnud tegevust nendel ajal, siis oli iseseisev õpe, ehk korea keeles lühendatult on neil see tsasõd, et õpilased istusidki klassis ja no need, kes olid väsinud, need magasid, aga need, kes vaatasid, et neil oleks midagi õppida vaja, siis nemad õppisidki nagu oma asju sellel ajal. Siis tunniplaanist minu lemmiktunniks oli näiteks tehisintellekti tund, kus meid õpetatigi tutvustati erinevaid tehisintellekti rakendusi ja internetilehti ja kuidas neid kasutada. Selle nimeks on siis lühidalt INSI, no tegelikult oli sellel hästi pikk nimi. Ja siis mulle meeldis hästi ka see korea keeletund, ehk siis nemad ütlesid selle kohta lihtsalt nagu emakeeletund või niimoodi. Et selles tunnis oli hästi tore õpetaja. Ta seal tunnis oli meessoost õpetaja, kes minu jaoks piitsa naljakalt, ta oli minust lühem. Ta oli umbes kuskil minu ninani, nii pikk, et ma kogu aeg, ja tema oli ka meil koolis nii-öelda õpilaste poolt, talle oli põhiliselt pandud nimi, et Nünno Tsuon on siis õpetaja nimi ja siis teda oligi nagu armsaks õpetajaks peetud seal. Ja siin on ka näha tundide aegasid, et kohustuslikud tunnid ehk 7. tund lõpeb 16.50, kuid peale seda on veel siis lisatund, mis lõpeb 17.50 ja siis need, kes veel edasi jäävad, need said vahepeal õhtusööki süüa ja siis on seal selline asi nagu jada ehk õhtune iseseisev õpe, mis toimus koolis ja see kohati kestabki seal nagu näha kella 10 õhtul, et õpilased saavadki koolist alles kell 10 õhtul koju ja kohati siis teevad ikkagi kodus ka veel kodutöid, et nad saavad ikka väga hilja tavaliselt magama, aga nende jaoks on see normaalne, et nad magavad 6 või vähem tunde öösel. Ja nüüd ma võtsin ise ka Koreast kaasa Korea ajalooõpiku ja siis korea keeleõpiku, et ma saadan neid siia ringi, et te saate siis neid vaadata. Nii. Siis veel koolitoit. Peaaegu iga päev oli seal riis, nagu siin piltidel näha, riis.
ja liha oli alati, ükskõik millises versioonis, ning supp oli ka, kui supp ei olnud, siis oli mingi muu peamine toit, nagu seal on kirjas, et vahel mõni erilisem peamine toit, siin milleks olid siis kas mingi nuudliroog või bibimbap, mis on ka tegelikult riisiga, aga see on siis nagu riis, kus peal on mingi koostis, et sa segad selle kokku ja sööd seda. Ja alati oli ka muid lisandeid, korea keeles on siis nende lisandite nimeks banchan ja siin on näha, et siin on erinevaid mingid tteokbokki, salatid, kimchit oli ka alati, see on siis vürtsikas kapsasalat põhiliselt. Et seda oli alati võimalik võtta, seda otseselt siia taldrikule või kandikule ei pandud, aga seda oli võimalik alati ise juurde võtta, kui sa tahtsid. Ja kohati, kui põhitoiduga riisi ei olnud, sa said riisi ikka juurde võtta, kui tahtsid. Kultuurishoki kohta. Esiteks, koolis pestakse hambaid. Kõik õpilased lõunasöögi ajal, kui lõunasöök on söödud, läksid kõik koos hambaid pesema. See oli minu jaoks alguses väga naljakas, sellepärast Eestis me seda ei tee. Ja kuna ma väga ise ei viitsinud teha, siis ma lõpuks ise närisin ise nätsu ja teised pesid hambaid. Teine asi, Koreas on väikesed rätikud. Nii kui sa käid duši all ja tuled duši alt välja, siis nemad kasutavad selliseid rätikuid, mis on meie käterätiku suurused. Et nemad suuri saunalinaseid ei kasuta, nemad kasutavad väikseid käterätikuid enda kujutamiseks. Ja enamasti nad siis kas peale ühte või kahte kasutuskorda panevad selle pessu. Et neil on, minul vähemalt kodus, neil oli, vannides oli kapp, mis oligi täis rätikuid lihtsalt. Ja sealt ma sain siis võtta iga kord, kui vaja. Lisaks on ka vannituba nii-öelda wet room, ehk seal võib terve vannituba põhiliselt märeks saada. Seal nagu vannitoos ei hoita selliseid asju, mis ei tohi märeks saada. Ja kohati, näiteks kuskil kämpingutes või niimoodi, seal eraldi dušinurka ei olegi, vaid sul on WC, kus sul on WC-pott, kraanikauss ja lihtsalt see dušiotsik. Et sa seal samas ruumis peadki lihtsalt ennast pesema. Siis üks asi, mis mind veel üllatas, oli see, et pangakaartidel ei ole PIN-koode. Seal ongi lihtsalt see, et kui sul viipemakset ei ole, siis sa lihtsalt toppisid selle sinna masinasse, aga samas PIN-koodi ikka ei olnud. Et põhiliselt väga vahet ei ole, kas sul on viipemakse või ei. Siis siin piltidel on ka näha, et kõik puu- ja köögiviljad on kilepakenites, mis oli väga šokeeriv, sest meil ei ole nii, meil on ikkagi lahtiselt, et sa saad ise võtta. Aga Koreas oligi nagu kõik olid pakendatud kindlate kogustega ja see on tegelikult väga palju kine. Kehalise tunnis me olime sokis. Kui meil oli kehalise tund sees, siis meil nagu see saal ikka oli, kus olla, aga enamustel kehalise jaanusid eraldi ei olnud. Ja kuna me kooli nende jaanudega ei tohtinud seal olla, siis me pidimegi lihtsalt sokis olema. Või kui oli midagi, millega hakkas sokiksu aegadega seal jooksma, seda meil pooled tegidki lihtsalt palju elu. Ja WC oli klassiruumis. Kui sa tahtsid koolis vetsu minna, siis sa pidid klassiruumist võtma WC-paberi ja niimoodi vetsu minema. Et vetsus, kui sa avastad, et sa tahad vetsu minna, siis sa pead vahepeal klassiruumi minema, et sa paberit võtta ja siis saad alles vetsu minna, kui sul just endal miskipärast paberit kaasas ei ole. Aga vetsudes eraldi paberi rulle ei ole. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin siin öelda, aga ma avastasin, ma pole kirja pannud, on see, et Koreas ei ole tänavatel prügikaste. Seal ei ole mitte kusagil tänavatel, sa ei leia prügikaste. Ja põhiliselt ongi see, et kui sa kuskil väljas olles mingi prügi endal saad, mingi joogitops või niimoodi, siis sa pead seda endaga kaasas kaadma, kuni sa koju jõuad. Et vahepeal sa seda ära visata ei saa seal kusagil. Spordifestival, mis on siis korea keeles Tse-Tute, ehk siis kehalise festival. Seal oli meil võistlusaladeks võid siis rahvastepall, mis on erinevate reeglitega võrreldes meie Eesti tavalisest rahvastepallist. Ning siis oli köievedu, teatejooks, mis oli mitte ühe klassi siseselt, vaid seal oli nii-öelda paralleelide järgi, et
iga lennu samas paralleelis siis oli nagu 3 lennu peale 1 tiim, ehk siis igast paralleelist 2 inimest. Ja avastasin, mul ei see ka mainimata, meil oli koolis kokku umbes üle 600 õpilase, kõik olid tüdrukud ja paralleele oli meil 9, ehk siis igas lennus 9 paralleeli ja keskmiselt oli ühes klassis umbes 25 õpilast. Ja mina olin siis 1-5, ehk nad ütlevadki lihtsalt numbriga 1-5, ma olin siis 10. klassi 5 paralleel. Lisaks oli ka seal plaatide mäng ees, siin pildi peal on ka seda näha, et seal olidki sellised väiksed plaadikesed, mida pidi siis oma tiimi värvile seda pöörama. Et seal oli huvitav veemäng, et mina seda mina kaasa ei näinud, ülejäänud 3 mina osalesin. Ja siis klassidel on ühine riietus, et selle me ostsime eraldi, et seal on antud paralleeli järgi, et sul antud värv, mis värvi sul peab see riietus olema, ja siis meie jaoks oli see lilla ja meil on nüüd see särgid, et see särg on mul kodus olemas, seal on mul taga klassiõdede kirjutatud tekstid ja asjad, et hästi põnev oli see spordifestival minu arvates, sest et Eestis meil on tavaliselt nagu spordipäev on ikka, sa pingutad nende tulemuste jaoks, aga siin oli pigem hästi lõbus selline tegus päev ja meil oli vahepeal oli ka seal nii-öelda talendishow või niimoodi, aga see oli tantsudega ja siis olid seal nagu gruppidena esinesid meie kooliõpilased esinesid tantsudega ja siis pärast oli ka selline Koreas populaarne asi nagu random play dance ehk Korea laulud siis käisid suvalistes järjekordades, käisid jupid enamasti laulu refräänidest ja siis need, kes oskasid selle laulu tantsu, need siis läksid ringi keskele ja tantsisid seda tantsu. Siis perereis Busanis ja Kosongis ehk üsna kohe peale Koreasse jõudmist ma jõudsin teisipäevasel päeval jõudsin Koreasse ja juba 4 päeva hommikul me läksime sellele reisile, mis oli siis 1 öö veetsime Busanis, mis on mereäärne suur linn Koreas, seal on minu teada üle 2 miljoni inimesel vist selles linnas ja siin siin ääres 2 pilti on mõlemad Busanis tehtud, üks on siis nii-öelda Korea turul, kus me ka pärast sõime ja siis teine on tehtud seal Busanis rannas, Busani kõige kuulsam rand, Haeundae rand ja seal on siis nii-öelda selle, siin ei ole see liivaranna osa, vaid siin on see kõndimistee osa, et ma liivaranna osas ei käinud, aga kuna me saime hommikusööki mingis kohas selle tee ääres, siis me käisime natuke jalutamas ka seda. Siis me järgmisel päeval liikusime edasi Kosongi, kus me siis saime kokku minu pere sugulastega vist. Ma pole päris kindel, kes nad olid nagu nende jaoks, sest ma sellel hetkel veel nii väga aru ei saanud. Aga mul jäi mulje, et minu host, siis õdede-vendade vanaisa juurde läksime ja siis sealt tulid nagu üsna suur grupp inimesi meile, siis me läksime alguses õhtust sööma ja siis pärast läksime kämpingusse, kus me veetsime 2 ööd. Ja siis seal kõige vasakpoolsemal pildil on näha, kus me mängime mängu Rummiku, et seda ma nägin Koreas seda mängu esimest korda. Ja selle mängu puhul oli ka naljakas see, et kuna nendel seal mehed olid seal juba natuke joonud ja midagi sellist, et nemad siis lõpuks panid raha sellele mängule ja minu tiim siis võitsid ja me saime siis, kuna nad olid nii seal lõbusas tujus, siis nad andsid meile natuke raha selle eest. Siis ma käisin veel perega Incheonis ja Soulis. Incheonis külastasin siis Jajangmyeongi muuseumit, mis on selle toidumuuseum seal, mis seal pildil on näha, ja Chinatowni ning Soulis käisin siis enda venna ülikooli juures ja Myeongdongi ostupiirkonnas. Lisaks käisin ma veel enda kodulinnas Cheonju-han külas ehk siis Korea vanalinnas, kus on näha siin neid vanustiilis maju. Seal saab ka rentida Korea traditsionaalset riietust ehk hanboki, mis on seal keskmises selles seljas. Seal on ka näha bambust, mis ma esimest korda siis nägin seal.
ja siis seal on veel üks pilt seal nii-öelda selles palees tehtud. Vaba aja veetmine enamus ajast on kas siis arvutitoad, PC-pang, kus on siis saabki arvutites mängida seal sõpradega, karaoke, noorepang, kus väga tihti käivad korealased, siis tehakse pilte, seal keskmine on näha ja ka hästi palju käiakse kohvikutes ja muudes toidukohtades. Siin on natukene restoranitoite. Seal all vasakul on siis Korea nii-öelda barbecue ehk Korea grill, mis on siseruumis. Väga hea. Ja siin on mul viimasest koolipäevast pilte. Siin on ka mu klassiga pilte ja Koreas on hästi tavaline see, et sulle kingitakse väike koogiken, kui sa midagi nagu tähistatakse. Ja nüüd mul oli tegelikult aeg võimalus küsida, aga meil on vist aega kiire veits. Aga küsida võib ikka.